Miks on peavoolumeedias Iraani sõja kohta nii palju ekslikke kommentaare? Enamiku arvamuseliidi jaoks on teadmatus, ideoloogia ja parteilisus palju olulisemad kui faktid. Asi pole ainult selles, et nad ei nõustu president Donald Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu otsustega kasutada sõjalist jõudu, et takistada Teheranil jätkamast tuumarelva arendamist, surmavate rakettide ehitamist ja terrorismi levitamist kogu Lähis-Idas ja ülejäänud maailmas. Nad on nii kinni oma poliitiliste vastaste demoniseerimises, et eelistaksid pigem näha maailma juhtiva terrorit toetava riigi lääne hävitamisele pühendunud islamistliku režiimi võitu sõjas kui Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli triumfi. Kui see tähendaks nendele kahele juhile tunnustuse andmist õige asja tegemise eest. Järgmisena saates Think Twice sukeldume analüütik Michael Durantiga 7. kõige eksitavamasse müüti Iraani sõja kohta. Tere tulemast saatesse Think Twice. Peavoolumeedia, välispoliitika ringkondade ja president Donald Trumpi poliitiliste vastaste arvates on Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli poolt Iraani vastu peetav sõda olnud täielik katastroof. Kuigi me ei tea, kas praegune relvarahu peab vastu või kas läbirääkimised Teheraniga õnnestuvad lõpetada, võitlus rahuldava tulemusega, mis puudutab nende tuumaprogrammi, raketitootmise ja terrorismi lõpetamist, samuti naftavaba liikumise õigust läbi Hormuzi väina. Samuti ei saa me olla kindlad, kas hiljutised sündmused viivad mingil moel islamistliku režiimi enda lõpuni või isegi selle ümberkujundamiseni selliseks, mis enam ei rõhu ega tapa oma enda rahvast 10 000 kaupa. Kuigi kõik on võimalik, näitab kõik, mida me teame selle türanliku režiimi 47 aasta pikkusest džihadist ja väärvalitsemisest, et see ei ole võimeline muutuma. Viisil, mis endise presidendi Barack Obama naiivse ootuse kohaselt tooks selle režiimi maailma silmis õigesse valgusesse. Küll aga teame, et enamik sellest, mida on avaldatud ja öeldud selle konflikti kohta, põhineb Lähis-Ida ja Iraani kohta käivatel müütidel, mille eesmärk on tugevdada kriitikute seisukohta. Need kriitikud mitte ainult ei alahinda pidevalt Trumpi ja Netanyahu strateegilist mõtlemist ja ettenägelikkust seoses Iraani ohuga, vaid on ka lahutamatult seotud uskumusega, et need kaks meest on nii halvad. Et valgustatud inimesed peavad igal juhul lootma, et Iraan selle sõja võidaks, selle asemel, et lasta kummalgi neist saada tunnustust, mida nad väärivad, kuna neil oli julgus teha seda, mis on vajalik lääne ees seisva islamistliku režiimi ohu vastu astumiseks ja selle lõpetamiseks. Üks inimene, kes mõistab hästi, kui palju kahju need müüdid teevad meie avalikule arutelule ning Washingtoni ja Jeruusalemma võimele võitlust jätkata, on strateegiline analüütik Michael Duran. Ja meil on väga hea meel, et ta on täna taas meiega, et sellest rääkida. Michael Duran on Hatzoni instituudi Lähis-Ida rahu- ja julgeolekukeskuse vanemteadur ja direktor. Ta on spetsialiseerunud Lähis-Ida julgeoleku küsimustele ja on Israel Update'i taskuhäälingu kaasjuht. President George W. Bushi administratsioonis töötas ta Valges Majas riikliku julgeolekunõukogu vanemdirektorina, välisministeeriumis vanemnõunikuna ning hiljem kaitseministri abiasetäitjana. Tema raamat Ikke Gamble Suessi kriisist ilmus 2016 aastal. Ta esineb sageli televisioonis ning tema artikleid avaldatakse laialdaselt Commentary Mosaikus, Wall Street Journalis, Washington Postis ja New York Timesis. Michael Duran, tere tulemast tagasi saatesse Think Twice. Tere, tore siin olla. Aitäh, Mike, et leidsid taas aega meiega liituda. Alustan sellega, et küsin sinu hiljutise artikli kohta tabletis Iraani sõja 7 müüdist. Aga enne seda, kas saaksid kõigepealt öelda, kas sinu arvates on üldse võimalik, et läbirääkimised Iraaniga lõpevad hea tulemusega? Kas on mõistlik lootus, et Iraan loobub oma tuumamaterjalist ja õigusest uraani rikastada, avab väinad, lõpetab terrorismi toetamise ja loobub oma ballistiliste rakettide programmist või isegi lõpetab oma rahva rõhumise? Või seisab Washingtoni ees valik, nagu Trumpi kriitikud väidavad, kas jätkata sõda kuni režiimi muutuseni või lõpetada sõda ilma, et ükski olulistest nõudmistest oleks täidetud? Kui raske küsimus see on?
Ma arvan, et selle sõja kõige tõenäolisem tulemus on sarnane 1991. aasta Iraagi sõja tulemusega. Meil on haavatud, kuid tõsiselt nõrgenenud režiim, mis vaevu edasi veab. Teheranis, millele kehtivad jätkuvalt teatud sanktsioonid. Ma arvan, et see on kõige tõenäolisem tulemus. Kas Ameerika Ühendriikide ja Teherani vahel sõlmitakse mingi ajutine kokkulepe, ei ole mulle 100% selge. Nii et ma arvan, et peame mõtlema erinevate stsenaariumide peale. Muutujaid on siin palju. Mida tahab Donald Trump, mida tahavad iraanlased. Aga nad ei kavatse kapituleeruda selles mõttes, et tingimusteta alistumine nagu teises maailmasõjas, seda ei juhtu. Võib-olla toimub mingi käitumise muutus, aga me jääme selle režiimiga ka edaspidi pingeseisundisse. aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otse Facebookis, X'is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun pane JNS-ile meeldib ja või telli kanal, klõpsa teavituste jaoks kellukesele ning anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nimega Jonathan Tobin Daily JNS-i kanalilt kõikjal, kust oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase programmi juurde. Õige, ja ma arvan, et küsimus ongi siis selles, milline on Trumpi seisukoht. Tead, millised on tema punased jooned. Tema kriitikud, ootavad alati, et ta annab alla, aga ometi on ta järjekindlalt edasi läinud. Kas me oleme teda alahinnanud? Kindlasti. Jah, ma arvan, et teda on täiesti alahinnatud. Ma mõtlen, vaata, ta on selle sõja peale kulutanud palju poliitilist kapitali ja ta on seda teinud, sest ta arvab, et see on õige asi. Kogu see jutt vahevalimistest ja kõigist nendest muudest kaalutlustest, mis peaksid teda mõjutama, ma ei näe selle kohta eriti palju tõendeid. Ta kordab ikka ja jälle, et Iraan ei tohi saada tuumarelva. Miks ta sellest aru ei saa? Ja ma arvan, et see on tema jaoks kõige tähtsam asi. Ma ei arva, et me peame sellele liiga palju aega kulutama. On palju asju, millest ma tema poliitika puhul aru ei saa või mis tema punased jooned on. On palju teadmata asju. Ma arvan, et ta ise ei pruugi täpselt teada, kuidas ta edaspidi tegutseda tahab, aga minu arvates on täiesti selge, et ta ei taha, et Iraanil oleks tuumarelv. See peaks nüüdseks kõigile selge olema. Jaa. Nii meie kui ka teised on märkinud, et New York Timesi Tom Friedman ütles välja selle, mida tavaliselt ei öelda, kui ta tunnistas, et toetas selgelt Iraani, sest ta vihkas Trumpi ja Netanyahut. Vabandust, et ma segan. Me peame Tom Friedmanile tänulikud olema. Me teadsime seda niigi, aga aitäh, Tom, et ta tegi selle väga selgeks. Jah, ma tundsin samamoodi. Aga kas sa saad selgitada, miks Friedman ja ülejäänud liberaalne meedia ning välispoliitika eliit on nii pühendunud sellele, mida sa õigesti oled nimetanud nende väidetava realismi võltsinguks? Selliste arusaamade kujul nagu see, et sõjalised lahendused ei lahenda midagi. Diplomaatia on oluline iseenesest ning piirkondlik stabiilsus nõuab, et USA hülgaks Iisraeli. Tead, see on nende ortodoksus, aga objektiivselt pole mingit põhjust, miks keegi peaks arvama, et ükski neist asjadest on tõsi. Ma arvan, et me peame neile natuke au andma. Ma ei arva, et see, mida nad ütlevad, on puhas silmakirjalikkus või ebaausus. Nad hoiavad oma mõtetes samaaegselt vastuolulisi asju. Ja nad teevad seda, sest nende ja Trumpi vahel on teoloogiline lõhe. Trump on nende jaoks teoloogiliselt solvav. Ja nii nagu Trump on eurooplaste jaoks teoloogiliselt solvav, mõistab Trump maailma toimimist hoopis teistsugustel alustel, kui nemad usuvad. Nii et kui nad ütlevad, et arvavad, et ta on rassist, fašist, autoritaarne, siis nad tõesti usuvad seda kõike. Muidugi. Kuigi minu arvates on selle kohta objektiivseid tõendeid olematult vähe või peaaegu üldse mitte, objektiivseid tõendeid selle kohta, et nad manipuleerisid.
Valitsusasutused kasutasid valitsuse õigussüsteemi tema vastu viisil, mis polnud õiglane, vaid autoritaarne. Minu jaoks on see palju tugevam argument. Ma mõtlen, minu jaoks on see iseenesest mõistetav ja nii edasi. Aga nemad ei näe seda ja usuvad, et neil on õigus, sest nad ei taha, et maailm toimiks nende reeglite järgi, mille järgi Donald Trump arvab, et see toimib. jah, lihtsalt nende jaoks ei ole sellel siis mõtet. Või veel hullem, kuskil nad tajuvad, et kui sellel ongi mõte, kui ta suudab nende reeglite järgi tegutseda, siis on kõik, mida nad uskusid, vale ja nad ei saa seda endale lubada. Nii et nad võitlevad selle nime, nad võitlevad selle maailmavaate eest, selle arusaama eest endast kui õiglastest inimestest, kes püüavad paremat maailma ehitada. Kõik see, nende unistus paremast maailmast, nende unistus, nad on mingil tasandil utopistid ja nad usuvad, et nad on. Moraalselt valgustatud inimesed, kes ehitavad utoopiat ja tema on see, kes jääb ette. See on juba sügavamal filosoofilisel tasandil. Tom Friedman, kui me istuksime temaga kohvi jooma, arvaks ta, et on realist, aga tegelikult ei ole. jah, ma arvan, et see on päris hea viis sellele läheneda. See on peaaegu teoloogiline. Sa oled kirjutanud minu arvates väga olulise artikli, mis avaldati ajakirjas Tablet 7 müüdist Iraani sõja kohta. Ja esimene neist on see, et tegemist oli omal valikul alustatud sõjaga, mida demokraadid ja nende meediatoetajad peavad iseenesest mõistetavaks. Miks nad selle osas eksivad? Nad eksivad selle osas, sest Iraan ehitas üles tohutut raketirelvastust, mis võimaldaks tal takistada või heidutada igasugust rünnakut oma tuumaprogrammi vastu. Ja samal ajal liikusid nad edasi tuumarelva suunas. Nii et tuumarelvaprogrammi kaitses see tohutu ballistiliste rakettide arsenal. Eelmisel juunil operatsiooniga Operation Midnight Hammer arvas president Trump, et ta näitas Iraani juhtkonnale, et on valmis tegutsema. Ta näitas, et tal on võimekus tegutseda ja ta eeldas, et see muudab nad pehmemaks ning nad jõuavad temaga tuumaküsimuses läbiräägitud kokkuleppele. Aga nad ei tulnud. Selle asemel nad hoopis kahekordistasid oma pingutusi. Khamenei surus programmiga veelgi jõulisemalt edasi ja kavatses selle viia enne puutumatuse tsooni, kus programmi ründamise hind oleks nii suur. Tänu rakettidele ja droonidele tuli see samm astuda kohe. Ja ometi käituvad Trumpi kriitikud, nagu poleks midagi sellest juhtunud, nagu see kõik poleks tõsi olnud. Ja ma arvan, et see viibki sinu teise müüdini, milles sa kirjutad. Uskumus, et Obama tuumalepe JCPOA töötas enne, kui Trump selle tühistas. Mis oleks olnud tagajärjed, kui Trump oleks 2018. aastal kuulanud võimueliiti ja jätnud lepingu jõusse? Arusaam, et JCPOA oli lahendus, on üks suurtest järeldustest, mida me kõik peaksime nägema kui vale. Just selle puutumatuse tsooni tõttu, mis tuleneb rakettidest ja droonidest. JCPOA vahetas ajutised, väga ajutised ja kergesti tagasipööratavad piirangud rikastatud uraanivarudele ja rikastamise tasemetele. Vastu tasuks ulatusliku sanktsioonide leevendamise eest. Ja mida iraanlased sanktsioonide leevendamisega tegid, oli see, et nad ehitasid üles oma drooni ja ballistiliste rakettide jõu, et anda endale see puutumatuse tsoon. Ja nad tugevdasid oma proksi jõude, et luua kogu piirkonda see vastupanu telg, mille eesmärk on hävitada Iisrael ja tõrjuda Ameerika Ühendriigid piirkonnast välja. Nad on selles osas üsna avameelsed, nad ei varja seda sugugi. Seega peaksime mõistma, et see idee saada uraani suhtes ajutisi ja pöörduvaid piiranguid, et nad saaksid ülejäänud masinavärki üles ehitada, on puhas haneks tõmbamine. Jah, ja ma arvan, et see ajutine osa on tõesti oluline. Sest tuumalepingu aegumisklauslid oleksid selle 2020. aastate lõpuks lõpetanud ja andnud neile tee seadusliku tuumapommini, mille nad oleksid peaaegu kindlasti omaks võtnud.
ja ometi, kui me kuuleme Ben Rhodesilt ja ülejäänud Obama meeskonnalt, räägivad nad justkui seda poleks juhtunud. Neil on oma, tead küll, neil on oma jutustus ja nad hoiavad sellest kinni. Kui nad tunnistavad, et see ei ole valiksõda ja tunnistavad, et droonid, ballistilised raketid, tiibraketid ja proksijõud on suur osa probleemist, siis on nad oma mängu välja andnud. Seega nad ei saa seda tunnistada. Jah, ja see ongi asja mõte. Ma mõtlen, Obama uskus, et ta oli andnud Iraanile võimaluse maailmaga leppimiseks, mis oli tema väljend. Ometi on see justkui nii, et keegi tead, et tegelikult Iraanil polnud kunagi kavatsust maailmaga leppida. Ja küsimus ongi, tead, mis oli tuumaleppe tegelik mõte? Ja ma arvan, et paljud inimesed usuvad, et see oli lähenemine mitte ainult Iraaniga, vaid ka selleks, et muuta Ameerika strateegilist tasakaalu Lähis-Idas Iisraeli ja Saudide juurest Iraani poole. Ma arvan, et see oligi objektiivselt nii. Ma mõtlen, see oli objektiivselt vähemalt see, Jonathan. Vähemalt see. See viis Ameerika Ühendriigid eemale Saudidest ja iisraellastest ning lähemale Iraanile. Nii et Ameerika Ühendriigid ei olnud enam koalitsiooni juht, mille eesmärk oli Iraani ohjeldada ja takistada tal tuumarelva hankimast. Ja selle asemel sai sellest vahendaja ühelt poolt iisraellaste ja saudide ning teiselt poolt Iraani vahel. See on vähemalt vähim, mida saab öelda. Kuid see pani Ameerika Ühendriigid ka olukorda, kus nad pidid liitlasi tagasi hoidma, ilma et Iraan oleks omalt poolt oma piirkondlikke käsilasi tagasi hoidnud. Nii et objektiivselt tõstis see Iraani liitlastest kõrgemale. Noh, ma ei tea seda. Me ei pruugi kunagi täpselt teada, mida president Obama ja tema kõrgemad nõunikud arvasid, et nad teevad. Aga objektiivselt võttes just seda nad tegidki. Ma kahtlustan, et tegelikult on president Obama väga intelligentne mees. Seda on väga selgelt näha. Ma arvan, et ta sai aru, et ta tegi, kui ma peaksin kihla vedama. Ta sai aru, et ta sõlmis kokkuleppe IRGC-ga. See polnud mingi kokkulepe. Tead, kogu see jant käis mõõdukate tõstmise ümber, äärmuslaste kohale ja kõik see muu. Mõned inimesed Obama ümber kindlasti uskusid seda. Kõik eurooplased uskusid seda või ütlesid, et usuvad, mis on sisuliselt sama asi. Aga ma arvan, et Obama teadis, et ta sõlmib kokkuleppe IRGC-ga. Ja eesmärk oli tõmmata Ameerika Ühendriigid Lähis-Idast välja. Ma arvan, et ta tõesti tahtis keskenduda rohkem Ida-Aasiale ja ta oli rahul sellega, et Iraan selle käigus tugevnes. Ta arvas, et see oli üks vajalikest asjadest. Ja ma arvan, et see viib järgmise müüdini, millest sa kirjutasid. Nimelt ideeni, et Trump pööras tagasi selle progressi, mille Biden oli saavutanud, tõmmates Ameerika välja Lähis-Ida sõdadest. Kui sa mõtled Bidenile Lähis-Idas, siis mõtled Afganistani katastroofile ja kõigele sellele, mis lagunes 7. oktoobril. Kas siis need inimesed, kes kuuluvad Obama-Bideni vilistlasklubisse, tõesti usuvad, et nad jätsid Trumpile rahu ja stabiilsuse? Ma usun, et nad tõesti uskusid seda. Paljud neist uskusid seda. Jällegi, see viib meid tagasi selle teoloogilise küsimuse juurde. Nad uskusid kindlalt, et asetades Ameerika Ühendriigid vahendaja rolli Iraani ja Iisraeli vahel, nad ohjeldasid kaosse selles piirkonnas. Nii et nad uskusid varem. Sa mäletad, et ilmus see välispoliitika artikkel, mille kirjutas Jake Sullivan. Põhimõtteliselt jõudis see tellijate postkastidesse 7. oktoobril või võib-olla 6. oktoobril 2023. Selles ütles ta: meil on olnud Lähis-Idas kõige rahulikum periood aastakümnete jooksul. Ja kui ta seda kirjutas, mõtles ta 2 asjale, võib-olla 3. Aga üks neist oli Saudi Araabia ja Houthide vaherahu, mis nende lootuste kohaselt liikus rahulepingu suunas.
ja nüüd Jake Sullivan seda artiklis ei öelnud, aga nende mõtetes oli see, nad vahendasid seda kokkulepet Iraaniga. Seega tänu Iraaniga avatud kanalitele suutsid nad Houthide ambitsioone ohjeldada ja kontrolli all hoida. ja siis ameeriklased tõid saudid laua taha ning me liikusime seal rahu suunas. Teine asi, mida nad olid teinud, oli see, et nad vahendasid Iisraeli ja Liibanoni merepiiri kokkulepet, mis nende arvates oli diplomaatilise avanemise villi Teherani suunas. Ja kui 7. oktoobri rünnak toimus, siis nad määratlesid seda mitte täiesti põhjendamatult. Nad määratlesid seda kui Hamasi algatust, mis segas nende piirkondlikku lähenemist Iraaniga. Ja nende kohene reaktsioon oli päästa suhe Teheraniga, et nad saaksid koos iraanlastega Lähis-Idas korda luua. Nüüd inimesed nagu sina ja mina vaatame Hamasi rünnakut ja näeme Hamasi taga Iraani. ja me näeme, et Hezbollah on Hamasi taga ja Hezbollah avas tule 8. kuupäeval. Ja Hutid tulid paar nädalat hiljem mängu. Ja siis hakkasid iraanlased ähvardama Ameerika Ühendriike, et Ameerika Ühendriigid põletatakse maha, kui nad ei hoia iisraellasi tagasi. ja siis tulid Iraagi käsilassijõud ja hakkasid ameeriklasi ründama. Hutid ründasid ameeriklasi. Ameeriklaste vastu toimus sadu rünnakuid. Aga nad räägivad sellest perioodist endiselt kui ajast, mil nad enda arvates ehitasid piirkondlikku stabiilsust. Ja kogu tõendusmaterjali, kuulid, mis lendavad ameeriklaste pihta, nad lihtsalt ei näe. jah, see oli ilmselgelt soovmõtlemine. Aga nagu sa ütlesid Obama kohta, Sullivan polnud ka, ta on samuti tark mees. Aga ma arvan, et kui kõik, mida sa tahad, on leppimine Iraaniga, siis kõik, mis sellele ette jääb, on lihtsalt ebamugavus ja tuleb kõrvale lükata. Nii et Iraaniga vastasseisu astumine, ohu kõrvaldamine, 7. oktoobri sündmuste põhjuste ja hutide rahvusvahelisele laevandusele tehtu vastu astumine, see lihtsalt ei sobi neile. Seda tuleb ignoreerida. Nad määratlevad seda. Nad ignoreerivad seda, aga samas nimetavad seda Palestiina-Iisraeli konfliktiks, millega hutid on justkui liitunud. Seega oli kogu nende poliitika sellel perioodil suunatud sellele, et saavutada relvarahu Gazas, sest nad arvasid, et see aitaks ohjeldada kõike muud piirkonnas. Mina lähtun teistsugusest eeldusest, et probleem algab Teheranis ja me peame Teherani ohjeldama. Ja mõeldes igaühele neist alluvatest areenidest, sealhulgas Iisraeli-Palestiina areenile, as if it is Just kui oleks see autonoomne ja tegutseks omaenda reeglite järgi, on taaskord lollide mäng. jah. Nüüd veel üks müüt, mida sa arutasid, oli idee, et Teheran oli valmis kompromissiks, kuid Trump valis sel aastal sõja. Miks keegi usub, et iraanlased olid valmis tegema kõike, mida Ameerika tahtis, loobuma oma tuumarelvadest või millestki muust, kui neid selleks jõuga ei sunnitud? Sest tegelikult oli Trump neile andnud, tead küll, palju võimalusi just seda teha. Noh, nad paistsid olevat pannud lauale, kui me võime uskuda Omaani vahendajaid ja ma ei näe põhjust neid mitte uskuda. Nad panid lauale JCPOA tüüpi kokkuleppe, rikastatud uraani lahjendamise, selle gaasiks muutmise ja ajutiste rikastamispiirangutega nõustumise. Ja Trump ignoreeris seda. Noh, see ei olnud tead lihtsalt sama asja tegemine, mida Obama tegi, ilmselgelt ei lahendanud probleemi. Ja nendes uutes oludes, kui neil on kõik need raketid ja droonid ja kõik muu, see ei lahendanud probleemi. See oleks lihtsalt andnud neile aega oma tohutu arsenali ülesehitamiseks. Õige. Nüüd arvan, et kõige mürgisem sõjamüütidest on see, mis näib olevat usutõde nii vasakpoolsete kui ka, ma võiksin lisada, antisemiitliku parempoolsete seas.
idee, et Iisrael tiris Ameerika sõtta. miks on see nii oluline Trumpi kriitikute jaoks, kes igas muus kontekstis peavad teda justkui keisriks? Mehena, kes on kontrolli alt väljas, kuid ometi peavad nad selle ikkagi juutide kaela ajama, väites, et ta poleks seda teinud ilma Netanyahuta. Sest nad ei suuda tunnistada, et ajab Ameerika rahvuslikku huvi. Kui nad seda tunnistavad, et kõik varasemad Ameerika Demokraatliku partei presidendid alates Bill Clintonist on öelnud, et Iraanil ei tohi mingil juhul olla tuumarelva. Kui nad seda tunnistavad, et nende poliitika ei peatanud seda ja siis tunnistavad, et Donald Trump peatab selle, peavad nad ütlema, vaadake, kogu meie arusaam oli algusest peale vale. Nii et nad peavad tegema Trumpist mingisuguse lihtsameelse narrikese mehe, keda ajendab ainult edevus. Ja siis on meil vaja, et Bibi Netanyahu niiditõmbaja astuks vahele, et saaksime ka seda protsessi mainida. Siis saame ka öelda, et see suur umbusk, mis progressiivsetel on Iisraeli suhtes, mida sina ja mina teame, põhineb antisemitismil. Aga nad saavad selle ümber pakendada kaalukletud Ameerika huvide eest hoolitsemisena. Jah, ma mõtlen, neile näib olevat väga oluline, et Iisraeli demoniseeritakse, et Iisrael peab olema süüdi. Ja ilmselgelt see ületab teatud mõttes ideoloogilisi piire. Sest see on sama asi, mida Tucker Carlson ja tema Kaja Kamber teevad. Olgu selleks siis Meghan Kelly või Candace Owens või isegi veel hullumeelsemad inimesed. See peab olema nii, nad peavad selle juutide kaela ajama. Nad peavad selle Iisraeli kaela ajama, sest kuidagi, kui Iisrael on usaldusväärne USA liitlane, kes võitleb kõrvuti USA-ga. Et edendada mitte ainult oma, vaid ka Ameerika huve, siis ei ole maailm ka nende jaoks loogiline. Ega nende paradigma laguneb koost. Nende poliitikasoovitused on identsed progressiividega, kuid laiem teoloogiline paradigma, milles nad tegutsevad, on erinev. Nad arvavad, et Iisrael ja Iisraeli toetamine on rahvusvahelise eliidi ja Ameerika eliidi korrumpeerumise tulemus ning et Ameerika eliit ei hooli Ameerika huvidest. Jõuavad nad samade poliitikateeni erineval viisil, kuid põhiargumendid on identsed. Jaa. Tead, ma arvan, et kui vaadata Trumpi toetajaid, siis nemad ei usu seda, tead küll, küsitlused on selgelt lõhestunud. See on lõhestunud, nagu enamik asju. Ilmselgelt demokraadid usuvad seda, tead küll, ja enamik vabariiklasi ei nõustu Tucker Carlsoniga. Aga kuidas sa näed seda Ameerika välispoliitika üldise suuna kontekstis? Kas see on mingi vasak-parem isolatsionism, tead küll, kus globalistid ja isolatsionistid justkui ühendavad jõud, et Iisraeli demoniseerida? Tead, küsitluste järgi on see tulevikutrend. Kas sa oled sellega nõus? Ei, ma ei ole. Ma arvan, et see on üks võimalik tulevik, aga meil seisab ees võitlus ja me peame selle vastu võitlema. Ma arvan, et paljud inimesed, kes kordavad Tucker Carlsoni argumente, ei ole paadunud antisemiidid, ma arvan. Neil on kriitika Ameerika eliidi suhtes. Neil on progressivismi suhtes kriitikat. Ja selle väljendamiseks kasutatakse praegu omamoodi lühivormi. On see, et me ei tohiks lubada iisraelastel meie välispoliitikat juhtida. Aga ma arvan, et kui me teeme oma argumendid Ameerika Ühendriikide rahvusliku huvi kohta piisavalt selgeks, kui me selgitame, miks Donald Trump usub, et Iisrael on eeskujulik liitlane võrreldes teiste liitlastega,
siis ma arvan, et me suudame need inimesed nende argumentide juurest eemale lükata. Mida ma tahan öelda, on see, et ma ei usu, et antisemitism on neil kuidagi geenidesse sisse kirjutatud, nii nagu ma usun, et see on Tucker Carlsoni geenidesse sisse kirjutatud. Ma arvan, et tema mis iganes põhjusel näeb maailma antisemiitliku pilgu läbi. Ma ei usu, et temaga on mõtet vaielda, aga ma arvan, et paljusid tema järgijaid, eriti nooremaid inimesi, kellel pole maailmas palju kogemusi, neid me saame muuta. Aga me peame ise selle nimel tegutsema. Nad ei muutu iseenesest, me peame nendega vaidlema. Kas selle sõja edu, ükskõik kuidas seda ka ei defineeriks, aitab selle küsimuse lahendamisele oluliselt kaasa? See muudab kindlasti mõned argumendid üsna tobedaks. Ma mõtlen, Tucker Carlson ütles seda ja kas ta ei öelnud, et 10 000 ameeriklased surevad? Ja meil pole isegi 10. Ma arvan, et viimati, kui ma vaatasin, oli meil kaotatud 13 või 14 sõdurit. Ilmselgelt on nende meeste ja naiste perede jaoks see kohutav tragöödia. Aga võrreldes teiste sama suurte konfliktidega ei ole see suur inimkaotus. Ja see ei ole midagi sellist, nagu Tucker Carlson ja teised ütlesid, et juhtuma hakkab. Jah, ma just lugesin täna hommikul artiklit, kus Roger Stone ja Spectator ütlesid, et tuleb 10 000 Ameerika ohvreid, kui pro-Iisraeli inimesi ei peatata, mis on... Sa räägid mulle midagi, mida ma ei teadnud. Ma ei teadnud, et Roger Stone oli sellel teemal. Vabandust. See on Roger Stone filmitegija või Roger Stone, ei. Poliitikamees. Jah. Trump, ma ei teadnud. Ma ei teadnud, et ta oli selle vastu. See oli selles kontekstis, et tal oli vaidlus Laura Loomeriga. Okei. Ja ta süüdistab teda, tead küll. Ta süüdistab teda selles, et Trump lasti ninapidi vedada. Nii. Rumal. Jah, ma nõustun, aga see on ikkagi natuke mürgine. Ei, täiesti mürgine, jah. Jah, nii et ma arvan, isiklikult arvan, et palju sõltub sellest, mis järgmiste nädalate jooksul juhtub, kuidas seda küsimust hakatakse nägema. Ja kuidas sa seda ette kujutad? Tead, ma ei taha katastroofi pilti maalida ega ka liiga optimistlik olla, aga kindlasti kui. Sellest ei tule head tulemust, kui see venib lõputult, mida ma ei usu, et Trump teeks. Või kui Trump kuidagi teeks kokkuleppe, mis sisuliselt tähendab iraanlastele alistumist. Siis annaks see ilmselgelt palju hoogu juurde pahadele. Aga need on lihtsalt stsenaariumid, eks näis, mis saab. Järgmine müüt sinu nimekirjas oli see, et Iraanile vastuastumine hajutab USA tähelepanu Hiina ohuga tegelemiselt. See küsimus hõljub nüüd iga välispoliitika teema kohal, olgu see Ukraina või mis iganes muu. Kas see aitab või kahjustab seoses Hiinaga? Aga ma arvan, et antud juhul, kas poleks nii, et kui lubada Hiina liitlasel nagu Iraanil Lähis-Idas domineerida, oleks see võit Pekingile ja ei oleks hea USA huvidele. See oleks täielik võit Pekingile. JCPOA poolt loodud Lähis-Ida poliitika struktuur töötas tohutult Hiina kasuks. Sest kõigepealt Hiina ostis Iraanilt naftat uskumatult suure allahindlusega, sisuliselt poole hinnaga. See sõltub sellest, kuidas sa seda arvutada tahad, umbes 60% hinnast, midagi sellist. Samal ajal selle varipanganduse võrgustiku kaudu, mille Iraan lõi nende maksete haldamiseks, lõi Hiina süsteemi, millega mõnikord tegeleti dollarites, nad maksid juaanides, kuid see konverteeriti dollariteks. Nad lõid alternatiivse süsteemi, mis oli vastupidav Ameerika sanktsioonidele. See annaks neile võimaluse teha tehinguid Pärsia lahe riikidega viisil, mis oli Ameerika Ühendriikidele kahjulik. Ja suurendades Iraani raketi ja drooni ohtu, avaldasid nad survet Ameerika Ühendriikide Pärsia lahe liitlastele, et need hakkaksid Hiina poole kalduma. Viimase 10 jooksul pärast JCPOA-d on toimunud ulatuslik laveerimine. Ja seda nägite näiteks Araabia Ühendemiraatides, kus loodi varipangandussüsteem.
kõik Hiina maksed Iraanile liiguvad läbi Dubai ja ma usun, et see on nüüd muutumas. ja see on sõja hea tulemus. Aga kõige tähtsamad on droonid ja eriti ballistilised raketid. Hiina andis Iraanile olulisi tehnoloogiaid ja võtmekemikaale nende ballistiliste rakettide ehitamiseks. Iisraellased hävitasid planetaarsegistid, mida kasutati keskmise tegevusraadiusega tahkekütusel töötavate ballistiliste rakettide ehitamiseks, mis kujutavad endast Iisraelile suurt ohtu. Iisrael eemaldas need 2024 aasta oktoobris. Nad arvutasid tol ajal, et olid iraanlaste tootmisvõime kuni aastaks rivist välja viinud. Hiinlased tulid kohe appi ja andsid neile vajalikud mikserid ning keemilised eelained, et toota tahkekütust ja valmistada tahkekütuse raketikütust. ja miks? No nad saavad sellest mitmeid asju, Jonathan. Esiteks annavad nad Iraanile võimaluse sulgeda Hormuzi väin ja hutidele võimaluse sulgeda Bab el-Mandebi väin. Ja see oleks Hiinale väga kasulik, kui Taiwani pärast peaks sõda puhkema, sest 20% kogu maailma energiakaubandusest läbib Hormuzi väina. Kõik Hiina Ida-Aasia liitlased, see tähendab Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan, Austraalia, India, kõik sõltuvad Lähis-Ida naftast. Ja seega sõja korral võiks Hiina katkestada nende energiavarustuse oma vaenlastele. Nad ei andnud iraanlastele mitte ainult rakette või nende võtmekomponente, vaid andsid neile ka sihtimisandmeid. Ja nad hutidele sihtimisandmeid, et hutid saaksid pärast 7. oktoobril rünnata Ameerika laevu. Bab el-Mandebi väina embargo või blokaad. Jonathan, maailmas on 3 üksust, kellel on laevavastased ballistilised raketid. Ja need on Hiina, Iraan ja Houthid. Ja sellel on põhjus. Laevavastane ballistiline rakett on rakett, mis on loodud ainult üheks eesmärgiks. Rünnata Ameerika lennukikandjaid, kui need manööverdavad väga kitsastes piirkondades. Nii et Hiina kasutas Houthide rünnakut Ameerika laevanduse ja Ameerika mereväe vastu laborina, et uurida, kuidas Ameerika Ühendriigid käituksid sõjas Taiwani pärast. Nii et Hiina vaatenurgast vaadates tundub see suurepärane võimalus. Sundida Ameerika Ühendriike viima oma ressursid Ida-Aasiast Lähis-Idasse. See on suurepärane viis minu jaoks sind jälgida. See on nagu lahingulabor, mille kaudu saan uurida, kuidas ameeriklased käituvad. Ja kui selline sõda peaks toimuma, saan ma ka oma vaenlastele nafta kinni keerata. Ja muide, samal ajal kui see kõik toimub, saan ma Iraanist väga odavat naftat. Nii et Trump pöörab siin nende jaoks olukorra väga oluliselt pea peale. Ma arvan, et see on meisterlik käik ja see ei pälvi tähelepanu, mida see väärib. Ma arvan, et selle operatsiooni tulemusena Ameerika Ühendriikidele osaks saavad eelised Hiina suhtes ei pälvi tähelepanu, mida need väärivad. see on oluline tähelepanek. Nüüd, viimane sinu müütide nimekirjas on usk, mis on peaaegu universaalne vasakpoolsete seas, et Trump ja Netanyahu on sõja õhutajad ja mütomaanid. Kas see pole mitte lihtsalt refleksne poliitiliste vastaste demoniseerimine, kes on tegelikult olnud üsna ettevaatlikud? Ma tean, et Netanyahu on alati poodanud jõu kasutamist. Aga nagu sa oled ka teistes kontekstides öelnud, on see omamoodi usuline veendumus. Ma olen täheldanud, et poliitika täidab tänapäeval enamiku inimeste elus seda rolli, mida varem täitis religioon. Nii et see peabki nii olema. Sinu peamised vastased peavad olema kurat. Jah, see on see, mis paneb sind end hästi ja vooruslikuna tundma. Ja nagu me juba varem ütlesime teises kontekstis, kui nad tegutsevad ettevaatlikult, viisil, mis on kasulik Ameerika rahvuslikele huvidele, siis kogu progressiivne maailmavaade laguneb koost. Aga samuti ma mõtlen, kui USA-Iisraeli liit,
mida Trump ja Netanyahu on tõstnud esile, töötab, siis see muudab täielikult kogu Lähis-Ida korra kontseptsiooni, mida progressiivsed on seni edutult püüdnud üles ehitada. Nad on selle vastu võidelnud. Kas sa mäletad John Kerry 5 või 3 ei tee seoses sellega? Oh yeah, right. About püüdes vahendada rahu Araabia riikide, Pärsia lahe riikide ja Iisraeli vahel, ilma et kõigepealt saavutatakse 2 riigi lahendus. Ja see on nende jaoks nagu religioon. Ei, see ei saa juhtuda. See ei saa juhtuda. Nii et see on sarnane. USA, Iisraeli sealised suhted saavad Ameerika korra tugisambaks selles piirkonnas. Nad on sellele tulihingeliselt vastu vaielnud. Ja seetõttu ei saa nad sellele nüüd järele anda. Ja ainus viis seda teha on öelda, et need mehed on hullumeelsed sõjaõhutajad. jaa. Ei, üks analüütikute, kolumnistide ja ajaloolaste lemmikharjutusi on mängida ajalooliste analoogiate mängu. Sõda Iraanis on minu arvates inspireerinud palju eksitavaid analoogiaid. Tahaksin kuulda sinu arvamust 2 kõige populaarsemast. Esiteks, kui USA peaks lõpuks saatma väed Hermusi väina avama, kas see oleks, nagu mõned ütlevad, määratud kordama seda, mida Suurbritannia ja Winston Churchill tegid oma esimesel Gallipoli ekspeditsioonil esimeses maailmasõjas? Ei vaata, ma arvan, et Donald Trump on väga teadlik maismaavägede saatmise ohtudest. Ta ei taha seda teha. Ja ma arvan, et blokaad. See oli meisterlik viis. Iraanlastel on see trump. Tegelikult taandub kõik rakettidele ja droonidele, kuid nende abil suudavad nad väina sulgeda. Trump pööras olukorra nende vastu ja ütles, okei, kui te sulgete väina kõigi teiste jaoks, siis meie sulgeme selle teie jaoks. Ja nüüd, kui meil on seal täiendavad ressursid, võivad nad tegelikult avada väina kõigi teiste jaoks ja sulgeda selle Iraani jaoks. Eks näis. Ma ei tea, mul ei ole piisavalt ülevaadet sõjalisest tasakaalust koha peal, et teada, milline on sealne riskide ja tasude kalkulatsioon. Aga mulle on selge, et meil on palju rohkem võimalusi teha Iraani režiimi elu raskeks, kui neil on võimalusi teha meie elu raskeks. Nad on oma kaardid juba mänginud. See on eskaleerunud nii kaugele, kui see üldse saab eskaleeruda. Ma arvan, et me oleme juba näinud selle kõige hullemat osa. Või vähemalt me teame, mis on kõige hullem, mida nad teha saavad. Meil on endiselt palju võimalusi alles. Ja iga mööduva päevaga saame meie rohkem võimalusi ja neil jääb neid vähemaks. Jah, mina ka ei näe seda kui Gallipolit. Aga kui sa tahad, et Trump kaotaks? Ei, aga seda saab teha ka õhust. Ma mõtlen, et sa võid Kargi saare ja Jaski õhust hävitada. Ja sa ei pea isegi kogu asja hävitama, ma eeldan. Ma ei ole naftainsener, aga ma eeldan, et seal on ilmselt mõned võtmekohad, sõlmed, mida saab hävitada ja see halvab kogu süsteemi. Aga ma ei tea täpselt. Jah. Teine populaarne võrdlus on see, mille tõi hiljuti välja ajaloolane Neil Ferguson, võrreldes Iraani sõda 1956 aasta Suessi kriisiga. Neil Fergus on keegi, nagu ka paljud teised Iraanist kirjutajad, kelle analüüsi ma väga austan. Nii et kui tema seda väidab, paneb see mind mõtlema. Sina oled samuti keegi, kes teab Suessi kriisist palju, tänu oma kirjutistele ja oma raamatule Ike Scandal. Mida arvad võimalusest, et me liigume sarnase läbikukkumise poole nagu 1956. aastal? Mina seda ei näe. Mina lihtsalt ei näe seda. Meil on kõik trumbid käes, kõigil neil põhjustel, mida ma just mainisin. Majandusliku konflikti osas on mõningaid sarnasusi. Siin pole küll kanaliga tegemist, aga 1956. aastal oli Suessi kanal, mis oli blokeeritud ja oli võtmetähtsusega arter. Aga nüüd on meil Hormuzi väin. Siin on teatud sarnasusi 56. aastaga, aga ma ei näe, et me mängiksime siin Suurbritannia rolli ja meie võim kahaneks. Ma arvan, et meie võim hoopis kasvab. Jah, Suurbritannia oli hääbuv jõud, nagu ka Prantsusmaa. Iisraellastel olid selles oma motiivid. Aga see tundub tõesti natuke kaugele viidud.
aga ma arvan, et kui sa usud seda, ja ma arvan, et paljudele parempoolsetele meeldib ka nii teha, sest nad arvavad, et neile meeldib Ameerika Ühendriike võrrelda kas hilise vabariigi Rooma või hilise impeeriumi Suurbritanniaga. Siis on kõik hukatus ja masendus. Ja ei, ma olen parempoolne. Ma olen parempoolne. Ma olen veendunud Trumpi toetaja. Aga üks minu kriitikatest oma parempoolsete kaaslaste suhtes on see, et nende jaoks on alati 5 minutit südaööni. Või noh, mõnel juhul iga konservatiivi sees on üks spengler. Jah, lääne allakäik. jah, lääne allakäik ja tegelikult tead, see ongi peamine võitlus. Ja kui me ei saa seda 100% õigesti tehtud, siis on kõik läbi. Ja ma ei viitsi selle üle inimestega vaielda, sest see on inimeste emotsionaalse ülesehituse küsimus. Aga mina ei jaga seda. Ma arvan, et isegi kui me selle täiesti tuksi keerame ja ma üldse ei usu, et me seda teeme, üldse mitte, pigem vastupidi. Aga isegi kui me seda teeme, arvan ma, et me jääme ikka alles. Ratas pöörleb alati. See pöörleb alati. Meile antakse palju rohkem võimalusi. Jah, ma arvan, et on endiselt palju häid põhjuseid olla optimistlik Ameerika ja Ameerika välispoliitika suhtes. Kindlasti aitab hea tulemus Iraanis sellele palju kaasa. Aga see hukatuse ja masenduse jutt on minu arvates paljudele inimestele emotsionaalselt rahuldust pakkuv, kuid ei pruugi selles kontekstis kõige mõistlikum olla. Vaata, mina hakkasin poliitiliselt teadlikuks saama 1970-ndatel ja kõik ütlesid, et 1960-ndad oli tsivilisatsiooni lõpp tol ajal. Ja see jätkub. Tsivilisatsioon hävitatakse ikka ja jälle, aga ometi oleme me ikka veel siin. Jah, juutidest räägitakse kui igavesti surevast rahvast, aga see on ka tõsi. Noh, Mike, aitäh, et täna meiega liitusid. Kas sa saad meie kuulajatele ja vaatajatele öelda, kuidas nad saavad sinu tegemistel silma peal hoida? Ma töötan Hudson instituudis ja säutsun nime all Duranimated. Ma teen koos Koti Taubiga taskuhäälingut nimega Israel Update. See on Tablet Magazine'i Israel Update. Tahame tänada ka oma kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Taubin Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kus te taskuhäälinguid kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist kohtadest või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun pange like ja või tellige GNS. Klõpsake teavituste saamiseks kellukesele ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@gns.org ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida te sellest arvate. Aitäh! Täname oma kuulajaid ja pidage meeles, lugege ja mõelge alati ise. Kohtume taas järgmisel nädalal.